Vajaduspõhine peretoetus määratakse 3 kuuks alates taotluse esitamisele järgnevast kuust. Esimene toetuse väljamaksekirje luuakse toetuse kinnitamisel, järgmised 2 väljamaksekirjet perioodilise kulu kinnitamisel, ehk protsess on analoogne hooldajatoetuse maksmisega. Uue vajaduspõhise peretoetuse taotluse saab esitada kehtiva rakendamise viimasel kuul, varem ei ole võimalik toetust määrata. Vajaduspõhise peretoetuse taotluse sisestamiseks klõpsa vasakul menüüribas valikule menetlused. Avanenud aknas klõpsa nupule uus VPPT menetlus. Avanenud aknas sisesta taotleja isikukood ja klõpsa nupule kontrolli olemasolu. Järgmisena täpsusta vajadusel pöördumise aeg. Selleks tuleb märkida taotluse esitamise kuupäev, kui see erineb taotluse sisestamise kuupäevast. Järgmisse aknasse liikumiseks klõpsa nupule edasi. Avaneb taotleja menetluspõhiste andmete haldamise aken. Uue kliendi puhul sisesta sotsiaalse seisundi andmed. Varasema kliendi puhul kontrolli sotsiaalse seisundi andmed üle. Vajadusel täida tegeliku elukoha, postiaadressi ja õppimise andmed. Vajaduspõhise peretoetuse määramisel on võimalik igas aknas tagasi liikuda, et andmeid üle kontrollida, neid muuta või täiendada. Tagasi liikumiseks klõpsa nupule tagasi. Tee vajalikud muudatused ja klõpsa nupule edasi. Taotluse sisestamise katkestamiseks klõpsa nupule katkesta. Klõpsates nupule edasi kuvatakse leibkonna halduse aken. Esimesel real kuvatakse taotleja andmed. Kui leibkond on varasemate menetluste käigus lisatud, siis kuvatakse nende andmed ette. Leibkonna liikme lisamiseks vajuta nupule lisa uus subjekt leibkonna liikmeks. Avanenud aknas märgi leibkonna liikme isikukood. Klõpsa nupul otsi. Kui isik on leitud, klõpsa nupule vali. Kõigi leibkonna liikmete puhul käiakse läbi menetluspõhiste kliendi andmete vaade, kus eelkõige on vajalik täpsustada sotsiaalse seisundi andmed. Kui andmed on täidetud, klõpsa nupule edasi. Kui vajaduspõhise peretoetuse taotleja saab lapse toetust mõne lapse eest, kes leibkonnaga koos ei ela, kanna laps taotlusele, vajutades nuppu lisa eraldi elav laps. Seda last ei lisata leibkonda, küll lisatakse ta menetluse subjektiks ehk teda arvestatakse toetuse suuruse arvestamisel. Sisesta lapse isikukood, klõpsa nupule otsi ja kui sobiv isik on leitud, klõpsa nupule vali. Märgi sotsiaalne seisund ja klõpsa nupule edasi. Leibkonna liikme eemaldamiseks vajuta prügikasti märgile. Kui on vajalik märkida seni leibkonda kuulunud laps eraldi elavaks, lisa linnuke kasti eraldi elav laps. Leibkonna liikme menetluspõhiste andmete, näiteks sotsiaalse seisundi muutmiseks, ava plussmärk leibkonna liikme nime ees. Ava menetluspõhised kliendiandmed pliiatsi märgist. Tee vajalikud muudatused ja klõpsa nupule edasi. Kui on vaja eraldi elav laps lisada leibkonda, klõpsa eraldi elava lapse järel oleval plussmärgil. Kui leibkonda kuuluvad isikud on täpsustatud, klõpsa nupule edasi.
avaneb lapsetoetuse andmete kontrollimise aken. Selles vaates teostatakse kõigi leibkonda kuuluvate lapseealiste isikute osas lapsetoetuse saamise kontroll Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemist SKAIS ning seejärel kontrollitakse automaatselt, kas toetuse taotleja on ka lapsetoetuse taotleja. Testkeskkonnas tuleb seda teha käsitsi. Kui leibkond vastab selles osas toetuse saamise nõuetele, klõpsa nupule edasi. Avaneb sissetulekute halduse vaade, kus hinnatakse taotluse esitamisele eelneva 3 kuu sissetulekuid. Siin vaates eeltäidetakse leibkonna liikmete sissetulekute andmed Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa XD teenuste alusel. Kui leibkonna liikmetel on täiendavaid sissetulekuid, näiteks elatis, annetused või muu selline, lisa need sissetulekut omava isiku vaatesse. Selleks vali sissetuleku periood, sissetuleku liik ja märgi sissetuleku summa. Sissetuleku lisamiseks klõpsa plussmärgile. Kui sama sissetulek kehtib kõigil 3 vaatlusalusel kuul, siis vali perioodi valikust korduv. Nii lisad sissetuleku korraga kõigi 3 kuu osas. Vali sissetuleku liik, märgi summa ja sissetuleku lisamiseks klõpsa plussmärgile. Lisatud sissetuleku kustutamiseks klõpsa sissetuleku järel oleval prügikasti märgil. Ekraani allääres arvestatakse leibkonna kuu keskmine sissetulek, vajaduspõhise peretoetuse sissetuleku piir ning kui leibkond kvalifitseerub toetusele, siis ka arvestatud toetuse summa. Edasi liikumiseks klõpsa nupule edasi. Avaneb väljamakse andmete sisestamise aken. Automaatselt kuvatakse toetuse saajaks toetuse taotleja. Vajadusel saab seda muuta. Vali väljamakse viis ning sisesta kliendi arveldusarve number. Klõpsa nupule lisa toetus väljamakse nimekirja. Taotluse salvestamiseks klõpsa nupule salvesta.